Hakkame siis JavaScriptiga otsast peale. Ehk sellest küll sai juba tunnis räägitud või alustatud, aga siin on nüüd saanud mõne päevaga neid materjale kõvasti parandatud. Nii et käime uuesti läbi ja natukene võib-olla siis rahulikumalt. Ehk siis kursus räägib JavaScriptist ja mis siis see JavaScript on? Leidsin kuskilt toreda fraasi. Stella vist saatis selle video JavaScript 100 sekundiga, võite YouTube'ist vaadata, seal oli tore algus. High level, single threaded, garbage collected, interpreted or just in time compiled, prototype based, multi-paradigm, dynamic language with a non-blocking event loop made famous for building websites. Ehk see ütleb peaaegu suuresti kõik ära, mida JavaScripti kohta tegelikult ühe lausega nagu öelda saaks. Ja teine tore lause on siis sellised mehed nagu Jeff Atwood, kes teatas, et kõik, mida saab kirjutada JavaScriptis, lõpuks ka JavaScriptis ära kirjutatakse. Näiteks nagu Microsoft Office on ju. Et Office on vist C-Sharpis või milles iganes kirjutatud algselt, aga lõpuks kirjutati see valmis JavaScriptis veebiversioonina Office 365. JavaScripti ajaloost ka natukene. Ehk siis alustas sellega siis Brendan Eich kuskil 95. aastal, kirjutas kogu selle keele 10 päevaga, algselt kutsuti siis mockaks, siis vahepeal livescriptiks või lõpuks siis JavaScriptiks, sest Java oli siis äge keel parasjagu. Selle järgi see nimi tuli ja kirjutati see siis omal ajal Netscape'i brauserisse. Ja iseenesest selle keele nagu kvaliteedi olemuse kohta ütleb siis kõik see, et on kirjutatud 10 päevaga. Ehk kõik see, mida Brendan siis kunagi tagasi kirjutas, seda kõike me nüüd peame siis suurepäraselt siin kannatama ja elama ja see taak ja valed otsused või läbimõtlemata otsused, kõik, mis sellest ajast kunagi kaasa tuli, see kõike tuleb jätkuvalt elus pidada ja ümber selle nagu üritada programmeerida. Eks seda on üritatud parandada ühel või teisel viisil, aga lõpmatult hästi see ei õnnestu, sest mingid asjad on nii sügavalt selles keeles sees, mis ta kunagi nagu olnud on, et sellest lihtsalt ei ole võimalik lahti saada. Või kui prooviks saada, siis läheks suur osa internetist katki. Aga standardiseeriti siis 1997 ja üllataval moel siis eurooplaste poolt, ehk see European Computer Manufacturers Association, ECMA, ja sealt siis see nimetus ECMAScript. Kuni siis aastani 1999, kui tuli välja ECMAScript 3 ja siis vahepeal toimusid siis suuremat sorti tõmblused IT-maailmas, eriti just interneti osas. Oli siis selline periood, mida nimetatakse brauserite sõjaks. Ja ennekõike siis vedas seda hobust seal soo poole Microsoft koos oma Internet Exploreriga ja tegi, kuna tema turuosa oli nii suur, siis Internet Explorer teadis, et teda vähe huvitavad mingisugused standardid ja tegi ise kõik, mida tahtis. Ja teises komplektis siis seal Safari ja Netscape ja kes veel iganes võitlesid siis seal igaüks omas nurgas. Keegi milleski kokku ei leppinud. Sellel ajal veebiprogrammeerimine oli üks suuremat sorti ikaldus. 2009 siis lõpuks tuli ECMAScript 5, mis siis lõi mingisuguse korra majja. Ja ECMAScript, see standard siis, ei ole tegelikult kohustuslik. Ehk keegi otseselt ei ütle, et ükski brauseri kodanik peaks kuidagi seda mingisugust standardit nagu täitma. Ja sageli võtab aastaid aega enne, kui standard täies ulatuses kõikides brauserites implementeeritud on. Ehk kui isegi, tänapäeval küll on seda suhteliselt vähe neid probleeme ja põhiline praegune tegevus käib ümber igasuguste niisuguste fancy asjade, siis ikkagi jätkuvalt on probleeme, kes satub vanematele platvormidele, et kõik asjad ei pruugi üldse sugugi mitte töötada, mida te arvate, et oleks normaalne, et seal oleks. Ehk aeg-ajalt on seda vaja kontrollida. Greenfield laiatarbeprojektides ilmselt kellelgi suuri probleeme ei ole. Kõik brauserid, kaasa arvatud ka mobiili omad, teevad kõik enam-vähem. Küll läheb vahepeal asi katki fancy serva peal olevatest asjadest, igasugused single page applicationi HTML5 feature'id ei pruugi üldse mitte sugugi töötada. Näiteks selline asi nagu PWA, Progressive Web Apps, mida Google kusjuures välja mõtles, siis Chrome'is see nüüd parasjagu jällegi ei taha väga hästi töötada ja on nagu 1000 hädaga.
Ja siis on siit edasi, oli siis tükk aega vaikust, pärast jälle 2009 aastat kuni siis 2015 tuli siis lõpuks välja ECMAScript 6, seda siis juba nimega ECMAScript 2015, nüüd nad ongi selliste aastanumbritega, lihtsalt tulevad iga aasta üks ja iga aasta siit midagi nüüd siis nagu lisandub. Ja lõpuks siis, kui nüüd ükskord koodini kuskil jõuame ja hakkame TypeScriptiga niisuguseid build-mehhanisme kasutama, siis seal tuleb ütelda, et mis siis on see versioon JavaScriptist, mida me parasjagu sihime ja seal tavaliselt buildi käigus saab siis mõnusasti kasutada versiooni, mille nimi on ES-Next, mis sisuliselt ütleb seda, et viimane standard pluss kõik, mis on järgmisest standardist jõudnud Stage 4. Stage 4 on siis heaks kiidetud featuurid, mis peaksid nüüd siis järgmise aastaga välja tulema. Ja sageli üks või teine brauser siis juba on ka need featuurid ette ära implementeerinud või neid nagu testinud või pigem nad sealt siis algavadki, et Google tuleb mingi asjaga lagedale, see on Google'i brauseris mitu aastat olemas ja lõpuks jõuab ta siis mingisuguse standardi kokkuleppeni ja jõuab siis Stage 4-ni ja siis lõpuks tuleb standardina välja. Ja siis jääb üle loota, et ülejäänud ka implementeerivad mingisugusel hetkel. Ehk siis igasuguseid variante nagu on ja miks miski nende standarditest ei ole brauserile kohustuslik ehk erinevatele brauseri tegijatele. Ehk sealt võib tulla siis tõesti üllatusi. Ja mõistlik on siis, kui me päriselt hakkame ükskord seda JavaScripti suuremas koguses kirjutama või hakkate, siis tavaliselt me lõpetame TypeScripti kirjutamisega selle asja, et seda arenduskogemust veitski nagu kontrolli alla saada. Ja siis on seal ka hunnikus igasuguseid, ei saa öelda, et see oleks kompileerimine, aga igasugused piled ja transpile tööriistu, mis siis kontrollivad seda, et mis tasemele või kui alla teie koodi siis kompileeritakse. Sisuliselt kõik see, mis siin JavaScriptis olemas on, nendes uutemates standardites, on võimalik kompileerida alla kuni siia ECMAScript 5 või siis teisendada. Ehk igasugused sellised, siin on näha mõned funktsioonid või asjad, mis on juurde tulnud, need on kõik siis võimalik lihtsalt kuidagi asendada mingisuguste väliste funktsioonidega vajadusel. Ehk on olemas siis sellised asjad, mille nimi on polyfill ehk siis pahtel, mis siis täidab need puuduvad augud ära, kui te peate kuskil vanema asja peal töötama. Mis siis tuli suur muudatus selle ECMAScript 5-ga, tuli siis strict mode, mis oli siis sellel oli ikkagi oluline muudatus. See siis muutis oluliselt seda, kuidas JavaScript käitub. Ja see oli nii oluline muutus, et seda tuleb siis eraldi deklareerida, et me sellises strict mode'is tahame omadega olla. Ja see lõpetas igasugused niisugused veidrused ära, nagu näiteks enam ei saa selles strict mode'is, kui te olete, ja see on tänapäeval nagu standard, ei saa näiteks kirjutada sellist asja, et X võrdub 3,14-ga. Lihtsalt heast peast. Ilma, et üldse seda muutujat kuskil deklareeritaks. Varasemalt oli niisugune asi näiteks võimalik. Te ei pidanud ütlema, et muutuja tingimatult olemas on. Ehk siis reaalsuses oleme siis strict mode'is. Siis kindlasti, mis on nüüd JavaScriptil üks kõige olulisemaid asju, mida sellest keelest üldse nüüd siis kaasa võtta, sellest esimesest lausest sealt juba, kus see kõik peale hakkas, et mis selles keeles kõik nagu on siis see, et ta on dünaamiliselt tüübitud. Ja mida see reaalselt tähendab, siis sellises standardlahenduses oleme me harjunud, kui me räägime Javast või C-Sharpist või mõnest muust sellisest tugevalt tüübitud keelest, et kui me mingi muutuja deklareerime, siis me ütleme deklareerimise hetkel või siis esimese allokeerimise hetkel, kui see kuskil funktsioonist tuleb või kuskilt on tuletatav, et mis meie muutuja tüüp on. Ja muutuja tüüp pannakse sellega paika ja seda enam mitte kunagi muuta ei saa. Vähemalt mitte selles skoobis. Aga siis JavaScript teeb seda asja siis teistpidi ja kui te deklareerite muutuja, siis sisuliselt võib mõelda niimoodi, et kõik muutujad on pointerid ehk siis viitavad kuhugi mällu. Ja seda, mis tüüpi väärtust te seal mälus hoiate, see on kirjas seal selle väärtuse juures. Ehk te võite igal ajal siis muutuja sisu välja vahetada ja ütelda, et kulla muutuja, palun nüüd, sul on seal mälus miski muu asi ja siis, kui seda keegi tahab siis minna lugema, siis see, mis siis selleks tüübiks on, selgub siis seda väärtust vaadates. Ja see muidugi annab siis JavaScriptile ühtepidi nagu igasugused suured võimalused, mida kõike sellega teha saab ja teistpidi põhjustab see siis kohutavas koguses arendajatele probleeme ja vigu, sest lahkelt lastakse teil teha igasugust sellist asja
Ja üks eripära siis veel koos selle dünaamilise tüüpimisega, kuna tegemist on põhiliselt brauserisse suunatud keelega, ehkki tänapäeval käib ta igal pool, siis on tehtud nii palju kui võimalik selleks, et brauser ei läheks katki. Ehk et midagi igal juhul töötaks. Ja selleks, et midagi igal juhul töötaks, siis üritatakse niisugust asja nagu exceptionit võimalikult nagu mitte tekitada. Ja lastakse läbi igasuguseid huvitavaid tehinguid, mis nagu igale normaalsele arendajale, kes on siis tugevalt tüübitud tulnud keelest tulnud, tunduvad täiesti nagu uskumatud. Siin on siis mõned näited nendest, on ju. Eriti siis stringidele numbrite liitmine. Siin saate 123 string plus 1 saate uue stringi, aga lahutades saate ikkagi lahutustehte. Ja igasuguseid muid niisugused nagu asju, on ju. Ehk siis kui te teete mingeid tehinguid või mingeid operatsioone oma muutujatega, siis neid kästitakse ühest tüübist teise või konverditakse ja kuidas täpselt on niisugune väga nagu segane ja mitte intuitiivne, ütleme siis niimoodi, et raske on aru saada, miks ta niisugust konvertimist teeb. Minnes siis kättpidi sinna JavaScripti koodi sisse, siis muidugi lõpuks JavaScriptis kompilaatori või interpretaatori koodi sisse, siis lõpuks on see võimalik nagu välja mõtelda, miks seda tehakse, kust need otsused tulnud on. Aga see nõueb niisugust sügavamat kaevamist alati. Aga jah, põhiline, mis siit siis kaasa võtta, on siis see, et tüüpi hoitakse alati koos väärtusega. Ehk kui teil on mingisugune muutuja X, siis see, mis tüübis see muutuja X on igal hetkel asendatav. Küll meil siis tuleb mingite loengute pärast TypeScript, mis siis üritab seda välja nagu parandada seda olukorda ja vähemalt sel hetkel, kui me koodi kirjutame, üritab siis teeselda, et meil mingisugused tüübid on olemas ja ei lase meil vähemalt siis koodi kirjutades ja seda koodi siis tavaliseks JavaScriptiks teisendades ei ole nõus igasuguste veidrustega, umbes, et stringile saab numbrit juurde liita või lahutada. Aga see on siis ainult koodi kirjutamise hetkel. Brauserid enamuses otse TypeScripti ei kasuta või ei toeta ja see TypeScriptis kirjutatud kood on ikkagi vaja jällegi transpileerida, siis õige nimega transpileerida ikkagi standardseks JavaScriptiks. Ehk see on selline nagu selle keele nagu selline esimene nagu intro ja kõige suurem point siis on just nimelt see, et ta on nõrgalt tüübitud või dünaamiliselt tüübitud ja tüüpi hoitakse koos väärtusega. Ja lõpuks on meil siis sellised mingised baastüübid siin, milleks on siis primitiivtüübid ja objektid. Primitiivtüübid ehk siis väärtustüübid on siis boolean, millel on 2 väärtust, true ja false, string, mis on siis string nagu string ikka, number, ainult üks numbritüüp, mingisugused integer ja igast muid asju ole olemas, on ainult üks number, 64-bitine float olemuselt, sümbol, mis on niisugune veider kuidisarnane asi, mida kasutatakse siis unikaalse identifikaatori loomiseks. Big int, mis on nüüdseks küll vist enamuses vist kõikides brauserites toetatud, aga see on nüüd siis päriselt piiramatu suurusega integer, mida siis, ütleme, ta on alles mõned aastad olemas olnud. Ja 0 ja undefined. Ja 0 ja undefined on siis 2 tüüpi, millel mõlemil on ainult üks väärtus olemas. 0 omab väärtust 0 ja undefined omab väärtust undefined. Ja reference tüübid, ehk siis need, mis on kuskil mälus, on ja mille puhul me justkui sadame pointerit ühest kohast teise, on siis massiivid, funktsioonid ja objektid. Ja massiivide juures kiire märkus on ju, kuna massiiv on list väärtustest ja väärtused on meil dünaamiliselt tüübitud, siis massiiv hoiab enda sees ükstaskõik milliseid objekte ja primitiive risti-rästi segamini. Nii et ühes samas massiivis on koos numbrid, stringid, funktsioonid, kui tahate, objektid ja mida muud veel iganes kõike on ju. Kõike seda saab teha. Nüüd muutujate deklareerimine. Suhteliselt lihtne. 2 põhisõna, mida kasutatakse, on let ja const. Ja need käituvad nii, nagu te umbes aimate, et see asi peaks käituma. Skoobitud korralikult ja kõike muud taolist. Ehk nii, nagu te olete kuskilt C-st pärinevast keelest harjunud. Const siis defineerib konstandi, ehk siis ei saa uuesti väärtustada, ei saa uuesti deklareerida. Let siis väärtustab või tekitab teile muutuja. Let set lubab teil siis defineerida ette, et muutuja on olemas, lihtsalt tal ei ole väärtust antud.
Ta on siis olemuslikult undefined, ehkki tegelikult siis lihtsalt ilma väärtuseta täiesti veel ilma tüübita, aga kui te küsite, mis ta tüüp on, öeldakse, et undefined ja saab ka öelda, et neil on mingi teine muutuja V, mis on siis muutuja tüübist undefined, väärtusega undefined. Ja nagu näete, see on siuke spetsiaalne constant väärtus, tal ei ole mingit jutuvärki ega midagi muud ümber. Ja JavaScript on case sensitive, mis ta on eesti keeles tõstetundlik. Ja kasutame siis camel case'i, kui me räägime funktsioonidest ja muutujatest, ja Pascal case'i ehk siis suure algustähega asju, kui me räägime klassidest. Ja tavaliselt konstante siis kirjutatakse suurte tähtedega uppercase'i üleni, siis kui tegemist on selliste oluliste seadeväärtustega mingisugustega, umbes mingisugune, ma ei tea, username või mingisugune muu asi on, mida te läbivalt iga pool kasutate, siis neid tavaliselt kirjutatakse läbivalt suurtähtedega. Otseselt kohustust ei ole, ja ega need ka siin Pascal case ja Camel case ka nüüd vist otseselt kohustuslikult ei ole. Ja kui te vaatate mingit vanemat koodi või lasete endale koodi genereerida, siis te võite sattuda sellise asja otsa nagu var. Või selliselt deklareeritakse muutujaid, variable, greeter, midagi. Ja see tekitab igasuguseid probleeme ja varri üleüldiselt me ei kasuta. Keegi otseselt nagu kätt ette ei pane, TypeScriptis õnneks saab käe ette panna ja ütelda, et varri kasutamine on keelatud. Aga mida siis see var teeb? Tehakse igasuguseid veidraid asju. Siin on üks koodi näide, kuidas asi veidralt töötab. Me oleme siin öelnud, et meil on var greeter, hey hi. Ja nüüd, kuna times on 4, ehk ta on suurem kui see 3, siis täidetakse see plokk siin ära. Ja kui me nüüd konsoole log välja kirjutame, siis me saame siit teise väärtuse, hello instead. Aga siin on see muutuja uuesti deklareeritud sõnaga var ja see ei ole viga, mis tavaliselt peaks kõik kompilaatorid nagu punaseks lööma ja ütlema, et see ei kompileeru kuhugi niisugune kood. Aga varri kasutus on see täitsa legaalne. Letti kasutades see ei oleks legaalne. Ehk siin ka näide nii-öelda letist on ju. Lett on siis skoobitud korralikult. Ja kui me if'i sees kompileerime selle ja if'i sees või jooksutame seda koodi ja if'i sees seda letti siin kasutame ja uue muutuja deklareerime, siis see ei ole väljapool if'i kättesaadav. Ehk kui me siin proovime seda midagi selle helloga teha, siis öeldakse, et undefined. Ja constant siis käitub samamoodi. Ja siin on veel paar niisugust keerulisemat kontseptsiooni, nimetusega hoisting ja veel mõned veidrad asjad, aga see on niisugune nagu varri probleemid, et ärge varri kasutage, sisuliselt selle asja kokkuvõte. Kes tahab, võib minna kuskilt lugeda, mis asi on hoisting ja kuidas siis neid muutujaid nagu päriselt seal ühes kohast teise tõstetakse või nende deklaratsioone. Nüüd siis andmetüübid, mis on siis, millest juba kiirelt üle käisime, stringid, numbrid, booleanid, nullid, undefined. Need on siis põhi andmetüübid, sümbolit me kasutame suhteliselt vähe ja sellest võib tavaliselt üle libiseda. Ja big int, kellel on siis vaja midagi väga täpselt integeridega arvutada, siis selle jaoks ECMAScript 2020 tuli see välja, nüüdseks siis juba 6 aastat või 5 aastat tagasi, ehk see peaks enamuses nüüd kõikides, mitte enamuses, päris kindlasti kohe kõikides moodsates brauserites olemas olema. Ja siis on meil objekt, teine väärtus, mis on siis, hoiab siis nagu dictionary moodi asja, ehk aga väga paljud seda objekti dictionary kasutavad, ehk tänapäeval on ka olemas map ja set. Ja selline tüüpiline objekt on ta siis, ehk algselt just nimelt dictionary, aga siis hakkab sinna sisse, saab ka panna ka muid asju, nagu näituseks siis funktsioone ja kõike muud taolist on ju. Ja lõpuks, kui me jõuame sinna kuhugi mõned loengud edasi või mõned videod edasi, siis me näeme, et ka tegelikult funktsioonid on tegelikult objektid ja kõike muud taoliselt, ka igased mapid ja kõik muud asjad on objektid. Ehk sellega saab siin nalja kõvasti selle objektiga. Kuidas siis päriselt objektorienteeritud programmeerimist kompilaatori või keele disaini tasemel tehakse, et see on niisugune nagu õpetlik. Ja kui me nüüd räägime primitiividest, siis me sageli tahame primitiividega teha igasuguseid asju. Kes on nüüd käinud nii Javas kui ka C-Sharpis teab või mäletab, et seal on üsna erinev see asi.
kui Javas meile primitiivid ei luba nagu just endaga mitte midagi teha ja me peame kasutama spetsiifiliselt suure algustähega objekte, et saada endale mingisuguseid funktsioone, siis C-Sharpis see nii ei olnud, on ju. C-Sharpis justkui oli kõik asjad alati objektid, mis sest, et kuidas me ikka deklareerinud. Alati oli meil olemas toString ja igasugused muud asjad, equals ja mis iganes meetodid. Siis JavaScript on sarnane, ehk ka need primitiivsed lihtsalt väärtused omavad sellist objekti wrapperit enda ümber, kust me saame alati mingisugused funktsioone välja kutsuda. Ja need on siis nii nagu Javaski suure algustähega, ehk siis string, number ja boolean omad siis vastavalt justkui nagu ka objekti või niisugust klassi definitsiooni. Aga need on selliseks põhiliseks sisemiseks kasutamiseks, neid otseselt niisuguse keywordiga new, nagu keegi kasutama tavaliselt ei hakka. Ja erandina on siis null ja undefined, nendel ei ole siis mingisugust objekti wrapperit olemas. Ja just, et siis nende stringi, numbri ja booleani konstruktorid on siis selliseks sisemiseks kasutamiseks. Ajalooliselt neid saab nagu välja kutsuda, kui väga tahta, aga see on siis tugevalt ebasoovitatav ja moodsates arendusvahendites saab selle kõik kinni keerata. Saab kasutada linterit, mis teie koodi kontrollib, mis ei ole küll otseselt kompilaator, aga siis mis lihtsalt kontrollib teie koodi stiili ja kõike muud taolist. Ja seda linterit saab ka panna seda siis kontrollima, et teile lubata näituseks niisugust koodi kirjutada nagu new number 0. Ehk see on niisugune asi, mida ei tohiks teha, on ju. Küll aeg-ajalt on nad kasulikud. Kasulikud on nad siis kasutades nimelt nagu funktsioonina, ehk näiteks see siin on nagu mõistlik väljakutse, siin ei ole keywordi new ees, vaid see lihtsalt kasutab number funktsiooni. Jällegi, kui me jõuame objektide juurde, siis me sellest räägime või ma räägin, mis see siis, kuidas niisugused asjad siis nagu tehtud tegelikult on. Ja siin näeme ka siis igast niisugust veidraid asja nagu type of 0 ütleb, et see on number, aga type of new number 0 ütleb, et tegemist on objektiga. Ehk siit tekivad igasugused veidrad asjad seda new'd kasutades, ehk ärge sinna minge. Ja vaatame kiirelt otsa ka põhilistele siis andmetüüpidele. Number, ehk siis kõigepealt on nad siis tegelikult on ju 64-bitised uju koma arv tüüpi. Ja siin on paar siis nagu veidrust. Ehk justkui meil aeg-ajalt tundub, kui me vaatame seda koodi ja välja trükime, et me saame ka justkui endale integerid. Aga see ei vasta päriselt tõele ja kui seda forsseerida seda numbrit oma komakohtasi kõike välja kirjutama, siis selgub umbes midagi niisugust, et kui asi on võrdne 5-ga, siis tegelikult on ta hoopis midagi niisugust nagu 4,9999999 hunnik 9 ja siis lõpus mingi 8 nüüdseks või 5,0000001 kuskil. Ehk sellega peab alati arvestama. Siis on meil olemas ka paar spetsiaalset väärtust, milleks on siis infinity, miinus infinity ja none on siis see not a number. Ja JavaScriptis on kõik matemaatikaoperatsioonid on turvalised. Ehk kui te teete nulliga jagamist, siis te ei saa mitte exceptionit ega midagi muud taolist, vaid saate siis selle non-numbri väärtuse, mis ütleb, et tegemist ei ole enam siis arvuga not a number. 64 bitti, nagu ütleb oli, on ju, saab igasugust asja teha, saab siis hexi kirjutada, saab binary't kirjutada, saab octalit kirjutada. Ehk need siis 4 tüüpi on toetatud bittidena, hexina, no ma ei tea, kes octalit vist keegi väga ei kasuta, on ju, ja siis tavalise 10 süsteemis. Saab stringiks konvertida. Ehk siis kas selline sulgudega või siis kui tahta nüüd siis nagu punktiga kirjutada, siis tuleb selline veider süntaks ehk 2 punkti, sest muidu üksik punkt oleks on ju siis komakoha eraldaja. Ümardamine, see töötab nagu ikka suuresti ja nagu kõik sellised floor ja sail funktsioonid, mida nad teevad ja kuhu nad siis täpselt midagi nagu konverdivad. Ja floor on ju, siin tekib ka, võib küsida, et kas kõik on nii nagu tarvis on, aga tundub, et enam-vähem nagu on. Ja sail on nagu 1 juurde, on ju, kõik tundub, et on õige, et negatiivsed arvud
seil on ikkagi ülespoole, lagi on kõrgemal, on ju, mitte -1,6 ei lähe 8, on ju. Ja saab siis ka välja kirjutada siis tõesti selle numbri, kui te tahate, siis on ju fikseeritud arvu komakohtadega, muidu otsustab JavaScript seda ise, kui te seda kuhugi välja kirjutate. Aga nagu te selle toFixet selle juures teete, nii te saate endale vastuseks stringi, mitte enam siis päriselt numbri. Aga enamuses käitub number nii, nagu võib arvata. Välja arvatud see, et jah, integeri ei ole. Välja arvatud, kuidas tõesti seda big inti ei otsusta kuskil kasutada. Ja eraldi on siis selle nonne'i kasutamise probleem. Ehk nonne'iga on igasugused veidrused ja sellega otse võrrelda ei tohiks, vaid alati tuleb küsida sisuliselt isNone ehk sellist funktsiooni kasutada. Ehk näiteks number, see on siis sellest numbri klassist, küsida välja endale .isNone funktsioon ja sinna anda see väärtus kaasa ja see ütleb teile, kas ta siis on true või false, on ju. Või number isFinite. Ehk see käitub korralikult ja kui te üritate nonne'iga võrrelda, siis none on selline väga, väga veider asi, mis ei ole võrdne mitte millegiga. Ehk see oleks siis mõistlik, kuidas nagu matemaatikat siin siis teha. Saate siis parsida numbreid, ehk siis parse inti teha ja parse float'i. Parse indil saate ka kaasa anda selle, et mis süsteemis see number peaks olema. Kas ta on siis 8 või 16 või minu poolest 36 süsteem. Ma ei tea, kas selle radixil mingi piir, ilmselt peaks tulema. Tähestik saab otsa, et 0-9 ja siis ABCD kuni Z-ini välja ilmselt. Ja parse float. Parse float küll nüüd juba eeldab, et number on 10 süsteemis, et mingid muid kohtasid ei toetata seal. Ja üks veidrus, mida siis JavaScript teeb, on see, kui te numbrid parsite stringi numbriks, siis hakatakse seda vasakult paremale parsima nii kaua, kuni saab. Ehk see siin on täiesti legaalne number, 100. Samamoodi see siin, 12,5 EM-i, see on kuskilt number on ju CSS-ist, kes seda teab. Ja see on ka täitsa legaalne number, 12,5. Aga see siin ei ole legaalne number, sest see algab tähega A ja seda ei saa kuidagi numbriks parsida. See ei loe, et seal taga nagu on mingid numbrid ja see annab teile siis vastuseks not a number. Matemaatika klassis on igasugused matemaatika funktsioonid, sellised klassikalised astmed, juhuarvud, absoluutväärtused, mis iganes muud asja on ju. Aga jah, põhiline, siin ka siis näide sellest 1,35 on ju. Kui te ütlete, et vii mulle see 1 koha peale, saate 1,4, ütlete, et viige see mulle 20 koha peale, saate siis sellised huvitavad numbrid siit. Ehk see täpsus tuleb täpselt nii, nagu see ujukoma arv seda võimaldab nagu hoida. Järgmine oluline andmetüüp pärast numbreid kindlasti string. JavaScriptis tähti ei ole, ehk kui te küsite kuskilt mingi tähe endale, siis te saate lihtsalt ühe sümbolilise stringi ja meil on käigus 3 eri tüüpi jutumärke, tavalised jutumärgid, ülakomad ja tagurpidi ülakomad ja see sümbol, millega te alustate stringi, see üks nendest 3 eraldajast, sellega see ka string peab lõppema, aga kuna sellega on string alanud, näiteks jutumärkidega, siis siin te võite siin sees kasutada siis stringi sees ülakomasi ja ei pea neid kuidagi nagu escape ima. Või siis vastupidi. Eraldi teema on siis need backtickid. Backtickid lisavad veel juurde siis selle võimaluse, et te saate siia stringi sisse kirjutada JavaScripti mingi avaldise ja see avaldis arvutatakse välja. Seal võivad sees olla mis iganes asjad, funktsioonid, mida iganes, mingi kood. See käivitatakse kõik ja selle lõpptulemus, mida seal avaldises on võimalik kätte saada, muudetakse siis lõpuks stringiks ja pannakse siia stringi sisse selle koha peale, ehk siis toimub interpoleerimine. Aga kasulik. Tähti meil siis ei ole ja backtick võimaldab siis teha veel niisugust huvitavat asja, et saate stringi kirjutada mitme rea peale laiali, kui tarvis on, koos siis reavahetustega. On ka spetsiaalsed tähed, mida saab siis escape ida, ehk siis ma kunagi ei tea, see vist siis tagurpidi slash. Tagurpidi kaldkriipsuga. Tüüpiline on siis N, mida me kõige rohkem näeme, on ju võib-olla ülakomad, mingisugused topelt backslashid, ehk siis saada see backslash ise, tabulaator ja ülejäänud on juba niisugused nagu haruldasemad asjad. Ja kellel väga vaja on, saab otse siis Unicode'iga niimoodi kirjutada.
Stringil on selline väärtus nagu length, ehk see on nüüd siis property, mitte funktsioon stringi sees, mis siis ütleb, kui pikk see string on. Ja saate ka küsida stringi käest, et anna mulle üks sümbol või üks täht siis on ju mingist asendist, ehk siis saab indekseeritud stringi poole pöörduda või siis küsida char_at funktsiooniga. See annab siis teile vastuseks teise stringi, mitte tähte, sest tähte ei ole olemas. Ja nendel on ka väike vahe siis sees on ju, et kui te küsite kandiliste sulgudega, indeksiga lähenete ja seda kasutate valet indeksit, jällegi ei crash'i, vaid saate vastuseks undefined'i, aga kui te kasutate char_at'i ja annate sinna vale indeksi, mida olemas ei ole, saate vastuseks tühja stringi. Ja üle siis stringi tähtede saab ka siis lihtsalt itereerida, mis on JavaScriptis hästi levinud, mida ka me äkki kuskil objekti juures jõuame veidike vaadata, kuidas seda tehakse või mis see on. Vist ma loodan. Ehk siis off'iga. Let char off hello, või ütleme siis single char string peaks siia olema kirjutatud siis, mis siis itereerib teile üle selle tähtede ükshaaval siit. Ja nagu ikka tegelikult kõikides programmeerimiskeeltes, enamuses, string on siis tegelikult immutable, ehk seda muuta, seda stringi ei saa. Kõik teie stringi igasugused tegevused, mis te teete, lõpeb tegelikult sellega, et teil alati tehakse uus string. Teile lihtsalt tundub, et te saate neid muuta. Võib-olla parimal juhtumil saab stringi sees tähti välja vahetada, aga igasuguse stringi pikkuste muutumised lühemaks, pikemaks, kokku kleepimine, mis kõik muu iganes. String elab kuskil mälus, ta elab teiste muutajate vahel, tal on allokeeritud mingi mälu pikkus. Kui te seal midagi muudate, siis ta enam sinna vahele ära ei mahu. Ja selleks, et igasuguseid imelikke olukordi vältida ja mingit häda tekitada, siis lihtsalt allokeeritakse teile uus string ja kopeeritakse sisu ümber. Stringil on siis hunnik selliseid või terve hulk siis igasuguseid meetodeid, mis on kõik nagu suhteliselt standardsed. Et need on nii, nagu nad igal pool programmeerimiskeeltes on. Et siit mingit üllatust ei tule, suhteliselt standardsed nimed, ilmselt juba kuskilt C-st ja C-Sharpist ja ma ei tea, kust iganes kohast nagu enne ammuilma, enne JavaScripti juba olemas olnud. Saab igast asja siit otsida, teha, algused, lõpud, lõikuse lõigata, kõike muud teha. Ainukene oluline muutus, mis ma nüüd viimastest aastatest tean, on siis see, et string substr nimeline funktsioon, mis on midagi muud kui see string.substring. See on nüüd kuulutatud siis deprecate'ituks ametlikult. Ehk selle asemel peaks kasutama siis string.slice'i. Ehk sama asi siin, mis siis annab teile õige asja. Ja kui te stringe võrdlete oma vahel, siis neid võrreldakse ju tähe positsiooni alusel tähestikus. Ehk siis väike A on suurem kui suur Z, sest ASCII tabelis tulevad kõigepealt suured tähed ja siis alles väiksed tähed. Seega A on tõesti suurem kui suur Z, mis sest, et see võib tunduda, et see nii ei ole. Saate ka küsida, mis on siis selle kood, ehk saate mingisuguse väärtuse ja saate ka vastupidi küsida, et tee mulle mingisugusest numbriväärtusest, tee mulle täht. Ja kes nüüd väga korralikult tahab stringe omavahel võrrelda, siis on meil olemas ka locale compare nimeline funktsioon, mis siis võtab endale vastu ka selle, et kas te tahate eesti keele stringe või vene keele stringe või mis iganes keele stringe omavahel parasjagu võrrelda, mis oskab siis õiget tähestikku kasutada. Muidu igasugused õud on jumal teab kus kohas selles tähestikus. Siis on meil boolean, mis on siis tõeväärtus. Ainult 2 lubatud võimalikku väärtust, true ja false, muud ei midagi. 0, millel on ka ainult üks võimalik väärtus, 0. Ja ei tähenda iseenesest mitte midagi. Ehk siis tal ei ole mingit spetsiaalset tähendust. Ei ole see, et on pointer, mis mitte kuhugi ei viita, mida ta muudes keeltes tavaliselt võiks tähendada. Siin on ta lihtsalt selline spetsiifiline omaette väärtus. Ja teine väärtus siis undefined või teine tüüp koos oma ainukese väärtusega undefined. Ja neil on siis erinev väärtus või erinev nagu tähendus mingil määral. Undefined peaks justkui olema siis selline nagu süsteemipoolne asi.
Ehk väärtus ei ole määratud või ei olnud võimalik välja arvutada või me ei saanud seda väärtust kuskilt, midagi muud selles vaimus. Null on siis midagi sellist, mida peaks siis nagu pigem arendaja kasutama. Ehk siis see vahe seal nagu on. Ja undefined'iga on nüüd veel see nagu segane lugu aeg-ajalt, et kui te küsite, mis on muutuja tüüp ja mis on tema väärtus, siis te võite sattuda aeg-ajalt veidrate olukordade otsa, ehk kas see muutuja üldse on olemas, siis te öeldakse ka, et on undefined, või muutuja on olemas, aga ta võib olla tüübist undefined, koos väärtusega undefined. Ehk siin võib mitmel juhul saada siis seda undefined'i endale vastuseks ja aeg-ajalt kuskilt objekti seest taga otsida, kas seal mingisugune property on olemas või mitte. Tuleb siis natukene trikitada, et seda siis päriselt teada saada, mis selle property'ga siis seal nagu on, et kas ta on property, mille väärtus on undefined või ta on property, mis on päriselt defineerimata veel. Ehk see on ka see üks koht, kus siis öeldakse, et nagu arendaja ise peaks tegelikult nulli kasutama ja mitte nagu vägisi omistama undefined väärtust kuhugi. Ehkki iseenesest on see võimalik, aga parem mitte. Siis on meil olemas veel kaks siis järgmist põhiandmetüüpi, objekt ja sümbol. Sümbolit ei võiks üldse vahel jätta, ma arvan lõpuks suhteliselt harva kui vaja on ja kelle vaja on, küll siis lõpuks on nii kaugele JavaScriptis jõudnud, et õpib ise selle sümboli ära. Ja objektid on siis niisugused keerulisemad andmestruktuurid või kas on andmestruktuur, et alguses on ta nagu dictionary, ütleme, võtmed ja väärtused, aga siis läheb üle nagu päris siis nii-öelda objektorienteeritud programmeerimiseks, kus siis juba tulevad igasugused funktsioonid ja pärilus ja kõik muu ka taoline sinna sisse. Nüüd selleks, et teha kindlaks, mis tüübist mingi asi on meil siis selline funktsioon nagu typeof. Ja seda võib kirjutada kahte moodi, kas niimoodi nagu siin mul näited on, mis võib-olla on niisugune nagu veider natukene ja kes tahab niisuguse traditsionaalsem olla, see siis paneb siia sulud ümber. Ehk typeofil on ka olemas sulgudega nagu funktsiooni versioon, et ei pea tingimatult olema operaator. Mõlemad variandid on olemas. Ja siit tuleb ka nüüd välja mõned nagu veidrused taaskord JavaScriptist, näituseks see siin. Typeof 0 öeldakse, et see on objekt. Ja see on ametlikult viga, kõik teavad seda, aga kuna see on algusest saadik niimoodi olnud, siis seda enam ära parandada ei saa. Ehk kõik teegid, asjad on seda täis, seda kontrolli, kas asi on 0 või mitte. Kui ta ütleb, et on objekt, siis kontrollitakse veel edasi, et äkki on ikka objekt, millel on väärtus 0. Ja seda korda enam teha ei saa, sest kui korda teha, siis läheb pool maailma katki kohe. Ehk sellega on nagu häda, on ju. Samas jälle näituseks typeof alert ütleb, et tegemist on funktsiooniga, aga tegelikult on ikkagi nagu objekt päriselt. Ehk siit tuleb aegalt mingisugust veidrast välja. Ja siin on ka näide kusjuures bigintist, et bigint kirjutatakse lõpunumbrile täht n, et siis JavaScript teab, et see on tüübist bigint. Ehk siis selline viis baastüüpi, number, string, boolean, 0 ja undefined, mis on siis need nagu väärtustüübi moodi asjad. Siis on veel meil objektid ja massiivid tegelikult ja eraldi on siis kaks sellist sümbolit ja biginti. Typeof operaator, mida te peate teadma, on ju, mis siis tagastab teile stringi, mis selle asja tüübiks on. Nüüd veel järgmine siis andmetüüp on siis massiiv ja massiiv on siis selline listi sarnane toode. Iseenesest on jällegi tegemist objektiga. Tal on terve hulk jällegi läbi päriluse, kuskil on siis nii-öelda baasmassiiv olemas, millel on siis olemas terve hulk operatsioone, millega siis seda massiivi töödelda ühel või teisel viisil. Deklareerida saab teda kahel viisil, kas siis initsialiseerides uue massiivi objekti, see siin on täitsa okei, seda teha. Seda küll suhteliselt harva on koodis näha ja põhiline initsialiseerimine toimub siis selliste tühja kandiliste sulgudega või siis kohe koos väärtustega. Massiiv on nagu ikka enamikes programmeerimiskeeltes, aga mitte kõikides, on siis 0 indekseeritud, ehk see on kolmeliikmeline massiiv, on ju, kus see on element 0, element 1, element 2, on ju, et element 3 siin ei ole. Saab indekseeritud pöörduda
ja siis on terve hulk igasuguseid siis standardseid meetodeid, mis jällegi enamikele peaksid olema tuttavad kõikidest keeltest. Enam nüüd võib-olla mitte nii väga, aga veel mõned aastad tagasi oli kindlasti massiivi kõige tähtsam funktsioon splice, mis siis ütleb, et millisest indeksist alates mitu elementi me tahame ära kustutada või millisest indeksist alates mitu elementi me tahame ära kustutada ja mitu elementi me tahame sinna ära kustutatud elementide asemele pista. Te võite kustutada alati ka 0 elementi, ehk see siis sisuliselt topib uued elemendid massiivi kuhugi vahele. Ja splice oli selle jaoks oluline, et mitte kasutada indeksit mingisugust asjade tegemiseks, sest kui te indeksi kaudu massiivis midagi tegite, siis JavaScripti raamistikud, front-end raamistikud, Vue'd ja kõik muud sõbrad ei näinud, et massiivis on midagi muutunud ja teie UI ehk see, mis brauseris ekraani peal oli renderdatud, see automaatselt ei uuendunud. Ja see oli suur probleem, mis äkki nüüdseks on siis JavaScriptis ära parandanud, sest enam see slice või splice tähendab, enam nii oluline funktsioon ei ole. Aga seda saab siis, kui me raamistikusse jõuame, saab siis kontrollida, kuidas nende indeksite update imisega on. Sest Vue, kus oli kindlasti probleemiks, on vist nüüd läinud üle proxy kasutamisele, mis tuli JavaScripti mingisuguse versiooniga välja ja see proxy vist nüüd ka katab siis sellist indekseeritud access'i. Ehk ta laseb siis JavaScriptil või annab Vue raamistikule teada, et kuule, keegi on massiivis mõnda väärtust muutnud. Aga muidu jah, selline massiivi kaudu, indeksi kaudu nagu asjade näppimine tekitas segadust vanasti. Samamoodi üle massiivi saab siis selle off'iga joosta üle kõikide elementide. Ja nii nagu me juba C-Sharpis JSONist rääkisime, multidimensionaalseid massiive JavaScriptis ei ole. Aga mida te saate teha jagged ehk siis massiivi, mille sees on mõni teine massiiv. Kuna massiiv on lihtsalt ka jällegi muutuja JavaScriptis, siis ta lihtsalt on nagu iga teine muutuja ja kuna massiiv hoiab enda sees muutujaid, siis te võite ühe massiivi sisse panna teise massiivi. Ja nii edasi rekursiivselt, nii palju kui jaksate kuhu iganes sügavusse. Ja tõin ka siia välja, mis on nüüd uus osa, mida ennem siin ei olnud nende slaidide peal. Mõned siis ka niisugused põhilisemad massiivi funktsioonid, mida teil tavaliselt tarvis on. Kohe esimene asi on map. Map on siis funktsioon, mis massiivi peal käib kõik elemendid algusest lõpuni läbi ja iga elemendi juures kutsutakse välja mingisugune funktsioon, mille te siia olete kaasa andnud. Me küll jõuame sinna, et kuidas on funktsioone defineerida ja mis need igasugused probleemid nende funktsioonide sees on ja siin on mitu erinevat viisi, kuidas seda teha, aga jällegi, kes on nüüd tulnud C-Sharpi kursuselt, kus te kõik olete tulnud väidetavalt, vähemalt peaksid olema tulnud, või ka lihtsalt muu programmeerimiskogemusega, siis see siin ei tohiks kuidagi võõras välja nagu paista. Võtame selle scores massiivi, mapiga käime ta üle, ehk võtame ükshaaval kõik elemendid, rakendame siia peale, iga elemendi peale sellise mingisuguse funktsiooni. Funktsioonil on üks parameeter, score, selle me saame siit kaasa endale. Ja teeme selle score'iga midagi. Nüüd selle funktsiooni väärtus, mis siit tagastatakse, pannakse siis uute massiivi, mis siis lõpuks see map funktsioon meile kõige lõpus tagastab. Ehk siis new scores on siis uus massiiv, sama pikk kui see scores, samad elementide arvuga, 5 elemendiga, aga väärtused on siis midagi, mida on siin siis välja arvutatud. Filter, sama asi, enam-vähem käib massiivi läbi, kõik elemendid, rakendab iga elemendi peal funktsiooni, aga eeldusel, et see funktsioon tagastab siis, või funktsioon on predikaat, ehk siis tagastab true või false'i. Ja kui tagastatakse true, siis see element pannakse teile vastusesse. Ehk siis tagastatakse jälle mingisuguse massiivvastusena, kus on rakendatud kõike seda, mida saab teha. Student age väiksem 30, ehk kui tudeng on noorem kui 30, siis see element jääb alles, ehk siis age 33 läheb välja, 22, 21 jääb alles ja tuleb uus massiiv vastuseks. Väike märkus, kuskilt mul on kunagi meelde jäänud, et filter ei käivitu, täpselt öeldes see samm ei käivitu, kui element on tühi, ehk seda võiks täitsa proovida, näiteks kui ta on undefined, siis teoreetiliselt seda filtrit ei käivitata.
Ehk kui te siin filtri sees, kui te siia kirjutate mingisuguse pikema koodi ja mõtlete, et see kood teil käivitub iga elemendi puhul, ükskõik kas te tagastad sealt lõpuks true või false'i, siis see tegelikult nii ei ole, et tühjade elementide puhul jäetakse see automaatselt juba vahele. Ja natukene selline keerulisem meetod on siis reduce, ehk ega seegi nüüd midagi väga keerulist ei ole. Reduce ütleb siis seda, et andke mingisugune algväärtus ja siis funktsioon, mida siis kõikide elementide peal käivitatakse ja esimesel katsel, kui see callback funktsioon kutsutakse välja esimese elemendiga, saate te teiseks parameetriks kaasa selle initial value. Kui teist korda hakatakse seda callbacki välja kutsuma järgmise elemendiga, siis te saate sisendiks selle järgmise elemendi ja eelmisest funktsiooni väljakutsest tulnud väärtuse. Ehk sisuliselt hakatakse summeerima. Ehk siin siis ka näiteks näide on ju, kus meie algne väärtus on 0. Esimese elemendi puhul see total on siis võrdne esimese kodaniku palgaga. Ja siit see total siis tagastatakse. Siin ka näide, kuidas siis kirjutada sellist nagu pikemat funktsiooni nagu keha, kus on lõpus siis return statement. Ja kui nüüd järgmise elemendiga see asi välja kutsutakse, siis see total on juba nüüd siis muutunud 120-ks nullist. Ja lõpuks siis arvutatakse kokku summeerituna on ju kõikide inimeste palk siit. Nüüd paar sihukest fancymat asja, mis on JavaScripti juurde tulnud mõningad aastad tagasi. Tuli siis set, mis on ka eraldi objekt. Ja set siis teeb meile kõiki klassikaliseid hulgateooria küsimusi. Ja setis on siis elemendid kõik unikaalsed. Ehk kui teil on vaja tagada, et oleks kindlasti unikaalne nimekiri asjadest, siis set võimaldab teile seda teha. Ja siis saab siit teha igasuguseid selliseid küsimusi, on ju, ühisosa, mitte ühisosa, välistused, kõik muud taolised, on ju. Ehk seda kõike saab siis, siin ka mõned näited. Aga need on jällegi niisugused, kes on vähegi hulgateooriat õppinud, sellised klassikalised asjad. Et ega seal mingit nagu imet ei ole. Ja nüüd, mis tuli veel JavaScriptis juurde, on siis map. Ja map on nüüd siis nagu selline ametlikult dictionary rohkem. Ja see on otse keelde sisse programmeeritud ja ta algselt sarnaneb objektiga üsna palju ja pikalt inimesed ongi lihtsalt ju kasutanud objekte dictionary tasemel või dictionary pole olnudki. Ehk siis kasutati objekte selle jaoks või siiamaani valdavalt kasutatakse. Ma arvan, et mina ei ole oma elus vist kordagi veel map'i tahtnud kasutada. Aga olemas ta nüüd on ja jällegi, kui te hakkate nüüd AI-ga siin koodi genereerima, siis te kindlasti võiksite seda map'i sealt endale aegalt nagu saada. Ja map'i puhul vaatab see vastu see, et võtmed ja väärtused ja võtmed peavad olema unikaalsed, ehk kui te panete sama võtmega uuesti mingisuguse asja map'i sisse, siis kirjutatakse eelmine väärtus lihtsalt üle. Ja map'il on nüüd paar veidrat omadust. Esimene veider omadus või põhiveider omadus on see, et map'i poole tuleb pöörduda sõnaga set, kui te tahate sinna mingit väärtust panna. Ja mis on siis probleemiks, on see, et te võite map'i poole pöörduda ka sellisel viisil, mis justkui tundub nagu mõistlik, näiteks kas või C-Sharpist. Dictionary lubab täiesti enda poole pöörduda niimoodi, nagu sellise indekseeritud viisil. Aga mitte map JavaScriptis ja see on põhjustanud palju nagu probleeme. Sest kui te sellisel viisil seda teete, siis te tegelikult, mida te teete, te ei lisa mitte map'i sisemisse kollektsiooni uut võtit ja väärtust, vaid te lisate map'i objektile uue, ma ei oska öelda, mille siis property on ju. Ja selle tulemusena te saate nagu sellise huvitava nagu vastuse, et kas map'il on olemas võti nimega bla ja saate teada, et seda ei ole, kustutada ka ei saa. Aga samas justkui see on seal nagu olemas. Ehk siin peab nagu vaatama ettevaatlikult, et te kasutate neid õigeid funktsioone. Jälle kindlasti mingisuguse linteriga võib-olla õnnestub seda kuidagi nagu kontrollida, et niisugust jama ei kirjutaks. Ja mida nüüd siis JavaScript meil teeb suuremas koguses, on siis tüübikonversioonid, mis tekitab paksu pahandust, millest tuleks ennast, kui vähegi võimalik on, hästi kaugele hoida. Ja see on üks põhikoht, mida siis debugimises või vigade otsimises nagu taga ajada. TypeScript siin nagu kõvasti aitab,
aga ainult teatud maani. Ja TypeScript, mida me siis mõne loengu pärast kasutama hakkame, aitab siis selles osas, kuidas te ise oma koodi kirjutate, aga mitte miski ei taga teile seda, kas see, mida te kuskilt brauserist välja loete või veel rohkem kuskilt JSONist kätte saate, ehk igasugustest API-de kasutamisest või mingitest failide töötlemisest, siis sealt ei taga teile keegi midagi, et see, mis te arvate, et sealt tuleb, et see päriselt ka õiget tüüpi on. Nii et te võite oodata numbrit, aga saate stringi või vastupidi. Ja siis hakatakse teie igasugustes tehetes ja tegevustes igasugusest conversionit tegema. Ehk siis tüüpe teisendama ja siis saate igasugust jumal teab mis tulemust. Mõnda juba alguses nägime, numbrid, stringid, risti-rästi erinevate tehetega annavad erinevaid asju. Siin ka näiteks 6 jagatud 3-ga, kuna stringidel jagamist ei ole, siis igal juhul üritatakse neid kahte asja siin siis numbriks kõigepealt konverteerida ja siis jagamistehe ära teha. Jällegi tugevalt tüübitud keelte inimesed vaatavad seda kõike õudusega tavaliselt. Ja vähe sellest on siis sellised reeglid, kuidas seda konversiooni tehakse. Undefined on not a number, ehk sellega jagada ei saa, aga 0 näituseks on 0. Undefinediga saab ka jagada, lihtsalt saate none'i nagu lõppvastuseks. Aga 0 nii-öelda on 0. True on 1, false on 0. Ja string kõigepealt trimmitakse ja siis üritatakse numbriks konvertida, aga tühistring on igal juhul 0. Nii et sellist võite saada üllatusosaliseks. Booleani konvertimine, ka siin saab igast asju ja mida siis JavaScript kasutab, on siis selline konvertimise printsiip, mida nimetatakse truth või false'i. Tõene, see ei ole päris tõene, tundub väär, midagi selline vaibimise teema umbes. Ja idee on siis selles, et kõik, mis tundub tühi, nagu 0 ja tühi string ja kõik muu taoline, need muudetakse siis false'iks, kui te üritate tõeväärtusarvutusi teha. Kõik ülejäänud asjad on siis true'd. Ehk siis mitte tühjad stringid on true'd, objektid on true'd, tühi massiiv on true, sellepärast et see on ikkagi juba olemasolev objekt mingisugune tegelikult on ju, negatiivsed numbrid. Siit on mul midagi kadunud vahepeal, ma arvan, et siin peaks olema miskisugune sümbol mul, tuleb välja vaadata. Ja siin ka mõned näited on ju, boolean tühjast stringist on false, boolean zerost on true, sest see ei ole tühi string, boolean tühjast stringist on ka true on ju. Või mitte tühjast stringist, vaid boolean ühest tühikust omadega. Ja veel üks hästi oluline JavaScripti kontseptsioon on siis võrdlusoperaatorid. Ja võrdlusoperaatorid on kahte moodi. Kahekohalised võrdlusoperaatorid ei taga teile seda, mitte ei taga, aga nemad käituvad siis niimoodi, et kõigepealt proovitakse tüüpe konvertida samasugusteks ja pärast tüübi konversiooni siis üritatakse väärtuseid võrrelda. Ja sellega võib saada igasugust veidrust. Näiteks nagu see siin on ju, et number 1 on võrdne stringiga 1, sest üks või teine neist nüüd konverditi, ma ei teagi siis kumbe on päris täpselt, kas 1 stringiks või see string 1 numbriks. Igatahes vastuseks saate te true. Ja pigem me seega siis kirjutame selliseid avaldisi, kus me kasutame kolmekohalisi võrdlustehteid, ehk siis 3 võrdlustmärki või siis eitus ja 2 võrdlusmärki, mis siis kõigepealt võrdlevad tüüpi ja kui tüübid on erinevad, annavad kohe false'i vastuseks. Ja kui need tüübid ei ole false'id, või tüübid ei ole erinevad, ehk on samad tüübid, siis alles hakatakse väärtuseid võrdlema. Ehk see annab sellised veits realistlikumad vastused. Siis on meil olemas ühekohalised operaatorid. Need on sellised klassikalised, eeldatavalt keegi nüüd nagu muid variante väga peale siis nende kahe siin, var miinus ja var pluss plussi tavaliselt ei kasuta, aga võimalik on kõik ka need ülejäänud. Loogilised operaatorid käituvad nii nagu tüüpilises siis ikka. On ka olemas siis see 3-elemendiline võrdlus, ehk siis kui see on tõene, võta true väärtus, kui see on false, võta false väärtus. Ja siin ka, see on predikat on ju, ehk siin kehtivad siis kõik truth või false'i reeglid. Ja natukene tähelepanu, siin on mul ka veel üks viga sees, ma vaatan slaidides või materjalis.
Tähelepanu tuleb pöörata siis andile ja oorile. Ehk and on suurema prioriteediga. Ehk see võib tekitada kerget nagu segadust, mismoodi niisuguseid asju vasakult paremale siis arvutatakse. Sest siin ei ole lihtsalt mitte vasakult paremale, vaid and omab kuskil nagu suuremat tähtsust. Ehk siin siis peab vaatama, mis siis on. Ehk siis logical and on tähtsam kui logical or. Siit tuleb siis nagu järjekorras, mismoodi need asjad käivad. Ehk tavaliselt, mida see tähendab, on see, et palun kasutage sulgusi. Muidu lõpeb see asi mingisuguse gamma eaga ja keegi ei suuda aru saada, et miks minu if-laused annavad mingisuguseid veidraid tulemusi. Ehk katsuge sellest kõrvale hoida. Ja üks asi, mida veel tehakse, või kes tahab, läheb, vaatab siit dokumentatsioonist, on ju tervet seda tabelit, mis prioriteedid seal tõeväärtustes on. Ja üks koht, kus siis seda oori näiteks laialt kasutatakse, on siis väärtustamisel näiteks setting võrdub user settings or default settings. Ja teed täpselt seda, mida siit peale lugeda võikski. Ehk kui user settings objekt on true, siis omistatakse nii-öelda truthy, tõene, ehk tal on mingi väärtus, siis omistatakse siia see user settings. Kui ta on false'i ehk annab konvertimisel väärtuseks false'i, siis omistatakse default settings settingu väärtusteks. Saab suhteliselt niisugused elegantseid ilma pikkade if-lauseteta kirjutada, et mida te teha tahate. Siis on meil olemas relatsioonilised asjad. Need töötavad nii nagu ikka, suuremad, väiksemad, väiksem võrdne, suurem võrdne. Igasugused väärtustamisoperaatorid. Need on ka nagu ikka pluss võrdlusmärk, miinus võrdlusmärk, kõik muud taolised. Ehk saab lühemalt kirjutada natukene. Bitiviisilised loogikatehted, shiftimine vasakule paremale, kõik muud taolised. Need on ka nagu ikka, ilmselt meil selle kursusel vaja ei lähe, aga kes hakkab mingit võrgu bitmaski arutama või midagi muud taolist tegema, nendel ilmselt võib vaja minna. Null operaatorid igasugused, mis on ka sellised standardsed, ehk siis samasugused nagu C-Sharpis. Siin on ka siis oluline, et nii-öelda nullish, mis on siis kas null või undefined, mõlemale saab siis sellist asja järgi kirjutada. Ja töötavad siis samamoodi, nagu nad enamikes muudes keeles töötavad. Algselt oli need defineeritud siis TypeScriptis. TypeScriptist ongi väga palju asju JavaScripti üle tulnud, igasugune objektorienteeritud programmeerimine, kõik muu taoline oli aastaid kõigepealt olemas TypeScriptis, mida siis alati teisendati mingisuguseks muuks JavaScriptiks ja siis lõpuks võeti siis JavaScripti standardisse vastu. Ehk need töötavad nii nagu peaks arvama, et nad töötavad. Jah, siin on ka jutt seda, et kui te võrdlete erinevaid tüüpe, siis JavaScript konverteerib väärtused numbriteks. Jällegi igasugused booleanid, nii-öelda need funktsioonide kasutamine võib igasugust nagu veidrust teile anda, on ju. Näiteks siit on näha, on ju, boolean nullist on false, aga boolean stringist null on true, sest see ei ole tühi. Aga samas siin see konvertimine, kuna see null siin konverditakse stringist numbriks, siis te võrdlete nulli nulliga ja saate true. Ehk üldiselt parem on seda kahte võrdusmärki mitte kasutada. Ja null ja undefined annab muidugi veidrusi. Jällegi siin sõltub sellest, et millist võrdlust kasutada, kas tugevat ja nõrka võrdlust. Annab ka võrdlusi meile equalities, ehk ka suurem kui igast muud asjad on ju. Ka siit võib veidrust saada. Undefined ei võrdu ühegi numbriga. Ehk undefined konvertitakse none'iks ja none ei ole mitte millegiga võrreldav, not a number. Ehk kui teil on number, mis ei ole number, siis ilmselgelt seda ei saa võrrelda mitte millegiga. Ehk siin on meil selliseid tumedaid auke, kuhu võib aegalt kukkuda ja mida siis peab aegalt oma koodis, kui debugida või eriti võõrast koodi debugida, tuleb siis hoolikalt näpuga taga ajada. Stringid võrreldakse tähe haaval, vasakult paremale, tähestiku järjekorras.
Need on siin kõik sellised standardasjad, on ju, kokkuvõtte nii-öelda, on ju. Ja eriti jah, tähelepanu sealt väiksem-suurem võrdlustega, on ju, need võivad aeg-ajalt anda üllatusi ja sellepärast üldiselt tuleks null ja undefined eelnevalt ära kontrollida, enne kui hakata suurem-väiksem võrdlusi tegema. Ja seda is-none'i siis selle jaoks, et küsida, et kas number ikkagi päriselt on number või ei ole number. Et mida sellega tegema peaks. Siis on meil mingisuguseid standardfunktsioonid olemas, dialoogid, mida kasutada, kui te nüüd hakkate JavaScriptis koodi kirjutama, alertid, result'id, igast muud asjad. Aeg-ajalt kasulik oma esimestes asjades, ehkki nagu päriselus neid väga ei kasutata, võib-olla siis aeg-ajalt nagu alerti lihtsalt, siis see ka tavaliselt keerab brauseri nii-öelda lukku, midagi muud ennem edasi teha ei saa, kui keegi siis brauseris läheb OK nuppu sinna vajutama. Switch käitub mõistlikult, nii nagu kõik ülejäänud switchid igal pool enamuses. Selle erisusega, et switch kasutab jäika võrdlust. Ehk kui tüüp ei ole võrdne, siis juba asi kaubaks ei lähe. Nii et switchi puhul peab seda nagu meeles pidama. Aga siis jah, käitub nii-öelda mostly normal. Ja switch on fall true'ga, ehk siis alati tuleb breaki kasutada switchi kirjutamisel. Loopid, need on suhteliselt standardsed kõik. While, do while, for, nagu ikka, break, continue. Siis on kaks niisugust põhilisemat asja, millega siis itereerida üle mingite elementide. For in, ehk siis objekti puhul, ja for off, mis siis käib üle itereeritavate objektide. Ehk siin puhul siis see käib üle siis objekti sees olevate väljade ja for off käib siis üle või nii-öelda spetsiaalne tugi on siis tegelikult nendes objektides sisse ehitatud, kuidas see off siis tegelikult nende puhul töötab, ehk siis massiivid ja stringid, aga ka need setid ja kõik muud taolised töötavad siis seda off'i ja oskavad siis oma võtmed õigesti sealt välja anda. Nüüd panin ka siia juurde kohe, sest seda on tavaliselt vaja, et debugida, et midagi välja kirjutada. Ennekõike JSON on siis keelde sisse ehitatud suurte tähtedega JSON ja kaks põhilist meetodit, parse ja stringify. Parse siis katsub stringist teha teile JavaScripti objekti või ka mitte ainult objekti, vaid ükskõik mida, mingi väärtuse. Tavaliselt küll JSON-i puhul me räägime alati on ju objektidest ja massiividest tavaliselt. Harva, kui te nagu kuskil saate endale JSON-is lihtsalt mingisuguse päris nagu üksiku väärtuse, aga iseenesest toetatud ta on ju. Ja stringify, JSON-i parsil on ka natukene keerulisemaid vorme olemas rohkemate parameetritega ja stringify'l samuti. Variante, mida ma tegelikult siis laialt näen, et kasutatakse, on siis see esimene ja kolmas, kas lihtsalt, et stringify value, aga see annab teile ükskõik, mis see väärtus on, tavaliselt jällegi objekt või massiiv, annab teile siis üherealise JSON-i tagasi, ehk siis võite saada mingi hiidpika üherealise stringi. Seda on tavaliselt nagu paha vaadata, kui seda peaks kuhugi välja kirjutama ja tavaliselt siis välja kirjutatakse JSON-i objekti konsoolile umbes niimoodi. Ehk siis esimesel kohal siis mingi väärtus, mida tahate stringiks muuta, teisel kohal siis replacer. Replacer on selline keerulisem funktsioon, et kui teil on mingid eri nagu tingimused, kuidas teie objekti konvertida täpselt, mingit tüüpi asju tuleks kuidagi eriliselt konvertida, siis seda saab siin kaasanda mingi funktsioonina. Jällegi väga-väga harva kasutatakse ja kolmas parameeter on siis see space, mis siis ütleb, et tahan saada nii-öelda ilusasti formaaditud stringi koos reavahetustega ja space siis annab ette selle, kui palju tuleb tühikuid nihkeks kasutada. See on siis nagu põhiline. Ja veel paar nagu funktsiooni siia lõppu lihtsalt teadmiseks on siis, mis jällegi siit ja sealt meil hakkavad kohe koodis nagu näidetes vastu tulema, miks ma need siia eraldi välja tõin, on siis set timeout ja set interval. Ja teevad üsna loogilist asja. Set timeout ütleb, et hurraa, anna mulle kaasa mingisugune funktsioon. Siin on siis see teine vorm, kuidas funktsiooni kirjutada. Ehk anna mulle mingi funktsioon ja anna mulle millisekundites aeg, millal ma peaksin selle kaasa antud funktsiooni käivitama. Seda teeb siis timeout ja see läheb tööle ainult ühe korra. Ja teistpidi on siis set interval, mis parameetrid on täpselt samad, anna funktsioon, mida käivitada ja siis intervalli pikkus millisekundites,
aga set interval jääb siis käima igavesti, ehk ta siis näituseks see näide siin iga 5 sekundi tagant läheb uuesti tööle. Selleks, et nüüd see set interval seisma panna, siis tuleb kas oma veebilehelt ära navigeerida või kui tahta seda päriselt koodis seisma panna, siis tuleb, ehkki see käib ka selle set timeout'i kohta, tuleb siis salvestada ära see asi, mida see set interval teile välja annab. Ta annab mingisuguse referentsi välja kuhugi ja sellel referentsi saab siis anda ette funktsioonile clear interval või clear timeout ja ütelda, et palun pane nüüd see asi seisma ehk peata. Ehk näiteks, kui te tahate intervalli panna seisma ennem, kui ta välja kutsutakse, siis tuleb siis niisugust koodi siin kasutada nagu clear interval ja handle. Ja siin on nagu näide. Siin on mul intervall, iga 5 sekundi tagant peaks siis trükkima midagi välja ja siis on teine intervalli funktsioon, mis läheb esimest korda tööle 6 sekundi pärast ja paneb selle esimese intervalli seisma. Ja ühtlasi paneb iseenda seisma, ehk siis see peaks tulema siis välja konsooli 5 sekundi pärast ja see peaks tulema konsooli välja siis 1 sekund pärast seda siin. Ja rohkem ei tohikski mitte midagi välja tulla, sest mõlemad pannakse seisma omadega. Samamoodi oleks võinud ka selle clear intervalli näiteks panna siia järgmiseks reaks, ehk see intervall võib ka iseennast täiesti vabalt seisma panna. Ehk sellega on selline esimene suur ring JavaScripti nagu põhiasjadest. Võib-olla ainuke, mis on siit nüüd nagu puudu jäänud, ma juba näen, et ma siin kasutasin konsoole loogi ja võib-olla oleks võinud ka selle siia, kus olid meie alertid ja mingid muud asjad siia juurde panna. Ma katsun teha endale mentaalse märkuse ja slaidid ära parandada. Sellega selle loenguga parasjagu kõik.